Mina olen oma hariduselt treener-pedagoog ja leian, et treener-pedagoogi tähtsus ja roll kasvab meie ühiskonnas kiiresti, sest vanematel on kiire, koolis ei suhelda lapsega nii palju, liikumist on vähemaks jäänud, nii et treeneril on väga suur roll meie lapse arengus tänapäeva ühiskonnas. Kahjuks meie ühiskond ei ole nagu väga adekvaatselt lahendada treeneri, nagu öeldakse, rolli, sest riigi suhtes me oleme ringijuhendajad, aga samas pedagoogid, kes töötavad lastega koolis, on kõrgharidusega nõutud kõrgharidus. Meil on ringijuhendaja haridus, ehk siis meil ei pruugi olla kõrgharidust, aga tegelikult üks pool on mitte eriala õpetamine, vaid ka teise pool on olemas, on pedagoogika, on psühholoogia, on didaktika. See on tähtsam pool võib-olla kui see eriala treenimine. Et nii väikse raha eest, nagu on praegu treenerite palgad, ei ole jätkusuutlik, tähendab selle ala või siis selle eriala populaarsus. Nii et ilma rahata tööd ei saa teha. Kui me räägime treeneri kutsest, siis kindlasti ma arvan, et seda võiks ühiskonnas rohkem väärtustada. Et mõnikord on ju tegelikult treenerid need ainsad võib-olla, keda õpilane kuulab, et ei kuulatagi võib-olla isegi nii palju oma vanemaid, võib-olla isegi õpetajaid mitte, et tihtipeale võib juhtudagi see, et treener on see, kellelt nagu kõige rohkem eeskuju võetakse. Et kindlasti seeläbi on treeneril suur vastutus ja loomulikult peab ta teadma kõiki pedagoogilisi, psühholoogilisi, sporditeadust, kõiki neid aspekte, mida siis treenitöös on vaja ja kindlasti nõuab see head haridust. Et mismoodi seda haridust väärtustada või miks peab olema treener haritud, siis see ongi nagu siis kahepoolne protsess, et selleks, et siis anda õpilasele, pead sa ise teadma sellest palju. Et kui nüüd sellest treeneri ameti väärtustamisest rääkida, siis treenerid me peame ise ka endale aru andma, et meie ka peame oma silmaringi kogu aeg laiendama. Kogu see protsess, mis lastega toimub, on pidevas muutuses. Kui me ka siit kasvõi selle viimase aja kohta toome lihtsa näite, siis kõik on muutunud nutiajastuks niinimetatud, et ka meie peame sellega kaasa minema. Võime küll öelda, et see ei meeldi meile, aga meie peame ka olema nendeks muutusteks valmis. Et kõiki neid asju saab siis meie mõistes teha kahte moodi, kas me tuleme õppima seda koolis või siis käime läbi täiendusprogrammi, et nüüd meie suur ülesanne olekski see, et siis see ülikooli programm ja täiendus, kutsekoolitus oleksid nagu siis võimalikult ühtemoodi, et me suudaksime nagu anda siis ühesuguse hariduse treenerile ja me teame, millest me räägime. Kui treener läheb ühe klubi juurest teise juurde, et meil on see oma nägu olemas, mida me siis Eesti korvpallilt tahame. Ja see oleks nagu meie suur ülesanne siis panna see kogu süsteem niimoodi ühte jalga kõndi.